kõigile, teiega on Krista, 25. oktoober ja siin on tänased 3 kaarti. Mõelge siis välja oma 3 soovi, küsi 3 küsimust. Kõigepealt täna on soovida 3 soovi, sellepärast täna on peegeldatud kuupäev 25.10.2025. Ja see tänane kuupäev peaks siis aitama kaasa küllusele ja soovide täitumisele või siis valige siis tõesti üks kaart, mis peaks resoneerima kõige paremini tänast päeva energiatega ja kuulake, mis kaartidel teile öelda on. Esimene kaart juba kuppus. Müntide 8. Kaart number 2 on mõõkade 7. Ja kaart number 3 on sauade 6. Müntide 8 on sepakaart, ütleb siis oled mõnda sepp. Nii nagu lükkad, nõnda ta läheb, et tööalaselt saavutate kõik, aga tuleb vaeva näha. Aga ennekõike on see siiski mitte vaid ainult sepp, aga kuna see on siin samuti ka noormees, siis see on pigem õpipoiss. See tähendab seda, et ja te jõuate selle eduni ja te jõuate oma eesmärgini, aga te peate hästi-hästi palju vaeva nägema. Selleks tuleb pühenduda, olla järjepidev, mis iganes siis ei ole, kas need on siis teil soov kaalust alla võtta, et tuleb jälgida, mida te suust sisse panete, ei tohi vahepeal hüpsised endale lubada ja hoolega trenni teha või soovite siin lihaskasvatajaks trenni teha, suhtes soovite, et kõik toimiks, siis tuleks ka partnerile aega pühendada. Samamoodi tööalaselt, et täita ära kõik väikesed ülesanded järjepidevalt oma eesmärgi suunas. Mõõkade 7, varga kaart. Keegi üritab teid üle kavaldada või üritatakse teie ideed enda oma pähe müüa. Et see on selline kaart, et olge ettevaatlik, et keegi teed midagi ära napsaks. Ja see võib juhtuda täitsa nagu teie silma all. See on selline salakavaluse selja taga tegutsemise kaart. Ja kaart number 6 on sauade 6. See on edukaart. See on edukaart, see tähendab seda, et suhted lähevad hästi, partner väga hoolib, armastab teid. Samamoodi tegelikult mõõkade 7. Siin võib ka tähendada seda, et olge kavalad, aga olge ausad. See tähendab, et partner väga austab, hindab teid. Nüüd siis taas sauade 6. Ja samamoodi see kaart näitab, et see on edukuse kaart, olete millegagi hästi hakkama saanud tööalases, võib tähendada edutamist, ametikõrgendamist.